tere! See video on siis sulle, kes sa tuled minuga koos tegema Indiasse panchakarmat ja ma räägin sulle siis siin selles konkreetses videos natukene sellest, et mis sind üldsegi seal 2 nädala jooksul ees ootab. Et ma mõtlesin tükk aega, et kas ma lähen selle video tegemiseks, lähen kuskile hästi vaiksesse kohta tuppa või teen ma seda õues, aga tegelikult üks asi, millega sa pead mõnes mõttes nagu natukene harjuma, et kui sa tuled Indiasse, siis Indias on paratamatult tihtipeale müra, sellepärast, et seal on nii palju rahvast ja seal on nii palju inimesi, seal on nii palju autosid, rollereid, rikšasid ja tihtipeale on nõnda, et noh, selle müra seest tuleb sul õppida siis nii-öelda märkama ilu, vaikust, helgust, et India on täiesti suurepärane maa selleks, et õppida nägema kaose seest midagi kaunist ja ilusat. Et ma täna siis natukene räägin sulle sellest, et kui me läheme nüüd sinna Ayurveda keskusesse, et mis sind siis seal ees ootab. Et mul on loomulikult nagu alati väike spiker, siis ma vahepeal spikerdan ja vaatan ja võib-olla vahepeal tuleb mõni tuulehoog või keegi teeb häält kõrva taga, et ära siis sellepärast ennast lase heidutada, vaid ole tähelepanelikult kuulamas seda, mida mina sulle räägin. Ütleme niimoodi, et panchakarma on väga selline sügav protseduur, kus siis minu silmis tähendab see seda, et noh, selline piltlik võib-olla selgitus sellele, et Ayurveda arstid võtavad siis sind nii-öelda tükkideks lahti ja panevad kokku tagasi. Et sind tõesti selles mõttes, et puhastatakse sind kuni nii-öelda lõpuni välja. Ja tegelikult panchakarma ei ole selles mõttes, ta ei ole ta ei ole otseselt selles mõttes, et kellegi ravimine või kellegi ravimine, vaid panchakarma eesmärk on nagu see, et puhastada sinu keha mürkidest ja kõigest ebavajalikuks, ja just nimelt selleks, et ise tervenemise protsess sinu kehas saaks alata, sellepärast et meie kehal on tohutult suur võime ise terveneda, aga tihtipeale me ise terveneda ei saa, sellepärast et meie kehas on palju seda, mida meie ei vaja, eks ju, ja energia liigub nii-öelda nii, nagu ta tahab, valet pidi, eks ju. Et me peame olema kindlad selles, et energia töötab, energiavool pole takistatud ja me pakume iseendale rahu, tasakaalu ja vaikust ja siis saame me nii-öelda ka kõige paremad tulemused. Et kõigepealt on oluline sõnum sulle selles, et kui sa oled selle valinud, selle võimaluse, selle teekonna, siis arvesta sellega kõigepealt, ma ei taha sind ära ehmatada, et see on väga sügav protseduur, väga sügav protsess, see on väga sügav võimalus ja kui sa sinna tuled, siis arvesta kohe sellega, et see ei ole India avastamise ega turismireis, vaid see ongi selline sinu sügav teekond, kus sa oledki koha peal ja tegeled oma keha ja oma kehapuhastusega. Et see ei ole koht, kus sa saad vahepeal käia trillala-trullala rannas, päikest võtmas ja nii edasi, et selles mõttes nendel on seal hästi konkreetsed nõudmised selleks, et tähendab, asi ei ole mitte selles, et loomulikult, kui sa tahad, sa võid kuskile minna, võid reisima minna ja nii edasi, aga enne kui me sinna seda protsessi alustame, võetakse kõikide osalejate käest allkiri, et sa tead, mida sa pead jälgima, mida sa pead tegema ja just selleks, et vältida igasuguseid nagu kõrvalnähtusid, haigestumisi, mida iganes, sest et ütleme, et selles kogu protseduuris on üsna kindel reeglistik ja
ja selles mõttes see ei ole mitte nagu vangla, eks ju, et muidu on see, et ma viin teid Indiasse vanglasse, et see ei ole päris nii. et minu jaoks on see nagu vabatahtlik ikkagi, selles mõttes, et sa lähed sinna, aga see, et nad garanteerivad sulle ka selle protsessi tagajärjel mingisuguse tulemuse või et siis see eeldab ka seda, et sina pead mingitest reeglitest või mingitest nõudmistest kinni. Et vastasel juhul nad ei saa sind aidata ega sinule seda tulemust pakkuda. See ei ole võimalik lihtsalt, sellepärast et teatud protsessid sinu kehas saavad ainult toimida siis, kui sa ise suhtud sellesse teadlikult ja seda protsessi ise täie teadlikkusega toetad ja ei punni vastu, et sa ei taha või miks ma pean nii tegema. See on ainult sinu enda heaks. Vahepeal kadusin ära, et võtta lonks teed, kuivama hakkab suu. Et me oleme siis põhimõtteliselt kogu selle aja ühes väikeses Ayurveda keskuses, see on rannast eemal. See on umbes 7 kilomeetrit, 7-8 kilomeetrit sellest kuulsast Kovalami beach'ist. Jah, võib-olla mõnel päeval õnnestub sealt kuskile välja minna, aga tänu sellepärast, et meil tuleb selline tiip ja sügav retk iseendasse, siis ongi mul ka seekord asjad niimoodi korraldatud, et esimesel päeval me teemegi siis, et meelte rahustamiseks teeme ühe korraliku ja põhjaliku terve päevapikkuse väljasõidu, et siis pärast sukelduda Panchakarmasse. Ja esialgu siis esimesel päeval kohe tehakse sulle arstide poolt põhjalik ülevaatus, et ma soovitan selleks, kui sul on juba tehtud mingisugused analüüsid, vereanalüüsid või siis mingid uuringud, mille puhul, mis haigused või mingid asjad, mille puhul sa lähed ennast nagu tervenema, siis soovitan sul need kaasa võtta ja need ette näidata. Ja jah, jällegi, kui on ka mingisugused küsimused, siis aetad heatuju.ee meilile need saata, siis ma saan need edastada, küsida, et sulle oleks see kõik palju tõhusam ja palju vajalikum. Aga nüüd ma küsin siis või räägin siis nüüd sellest, et me 2 nädalat siis oleme selles nii-öelda kinnisel territooriumil, natukene välja jalutada saab, aga esimesel nädalal hakkame me siis võtma nii-öelda giid ehk selitatud võid, mis siis igale ühele pakutakse vastavalt tema teemadele, vastavalt tema probleemidele. Et iga päev siis hommikul see kogus suureneb ja selle gii võtmise ajal on tõesti hästi oluline aeg see, et sa ei tohi kuskile rahvarohkesse kohta minna, sest et su keha on absoluutselt vastuvõtlik, sa ei tohi kindlasti minna tuule kätte, sa ei tohi kindlasti minna ujuma, et väga kergesti võid saada mingi haiguse või mingi põletiku või rivist välja minna. Ja seetõttu on tõesti väga soovitav, et sa oled hästi kohal, võtad kaasa mingid toredad raamatud võib-olla lugemiseks või siis mingi käsitöö, mida sa tahad teha, aga kindlasti mitte ei hakka mõtlema kohe selle peale, et kuidas võiks minna Indiat avastama. Et selleks on teine reis või siis enne Panchakarmat tee väike puhkus omale, et sa saaksid ka Indiat avastada. Et sellel ajal ei pruugi olla üldsegi võimalust, sest et kui nad selle päeva, ühesõnaga päev on selline, et hommikul tõuseme üles, igaüks omas toas, me võib-olla mõnikord ei puutu seal isegi kokku päeva jooksul, sellepärast et me oleme kõik erinevates tubades, erinevates paikades seal keskuses ja tegelikult ei ole see otseselt vajalikki, sest et igalühel on see oma protsess, oma isiklik siserännak ja tegelikult on see selline koht, kus ei ole mõtet hakata nagu teistega arvestada, et sa pead terve selle aja jooksul tunnetama, mis kell sina vajad söömist, kas sa soovid kohe praegu minna 10 või 15 minuti pärast, mis kell sa vajad puhkust, mis kell sa soovid õhtul magama minna ja nii edasi, et tegelikult sa ei saa ega ei tohi ega peagi ootama mitte kedagi, et lähme nüüd kõik koos, teeme seda kõik koos, et see ei ole selles mõttes üldse selline koht, kus
tuleb kõiki asju koos teha, et see on väga isiklik ja enda sisemusse minev nii-öelda rännak. aga natuke kohendan ennast. Nii, mugavamaks. Muidu jäävad jalad kangeks. Ja sellepärast nagu et ongi see, et mõnikord on hea seda minnagi kogema ilma kaaslasteta, pereliikmeteta ja nii edasi, et siis me hakkame nii-öelda ennast sätitama, et kas sina tahad juba sööma minna, kas sina tahad juba magama minna, kas sina tahad juba jalutama minna. Et kui ajad klopivad ja sobivad, siis võib koos teha, aga tegelikult on oluline see, et sa tunnetaksid, mida sina ja kui palju sina soovid teha ja mitte see, mida su meel ütleb, et tahaks nüüd seda, teist ja kolmandat, vaid seda, mida su keha vajab. Kui palju su keha vajab omaette olemist, sisekaemust, meditatsiooni, mida iganes, on ju. Et aga siis ja ütleme, et hommikul me siis ärkame üles, tavaliselt äratatakse kell 7 juba, siis on hommikused arstide visiidid, siis on hommikul on üks protseduur, siis lõuna ajal on selline väike paus ja õhtul on siis teine protseduur, kas mingi massaaž või siis mingi kehateraapia ja õhtul siis jälle õhtusöök ja niimoodi need päevad lähevad. Et teine nädal on tavaliselt eriti tihe, sellepärast et siis, kui see ki võtmise protseduur saab läbi, et ki on siis selline ehk selitatud või sisse on siis keedetud erinevad taimed, ajurveda taimed, mis siis aitavad nii-öelda sulle, mis ki on siis ainus asi, mis viib nii-öelda need taimed ja nende taimede omadused viib sügavale sinu raku tasandile, et siis pärast saaks keha sealt nii-öelda neid kõike ebavajalikku väljutama hakata. Et ühelgi teisel rasvaainel ega millelgi sellist omadust ei ole, sellepärast tehakse seda kiiga ja igale ühele siis spetsiaalselt tema jaoks valitud taimekiiga. Ja esimene nädal siis ütleme, et 5-6 päeva või 4-6 päeva siis see ki kogus hommikul suureneb, mida sa sisse võtad ja mina ka ja siis peale ki lõppu siis tehakse selline purgatsioon ehk siis kõhulahtisus kutsutakse esile. Aga ja teine nädal, kui siis ki puhastus on tehtud, siis tulevad erinevad klistiirid, tulevad erinevad puhastused, et kellele mida valitakse, et siis on ka see, et nende suuremate puhastuste ajal nad väga ei taha, et sa sealt kuskile rahva sekka lähed, sellepärast et su keha on nõrk ja su keha vajab rahu. Et siis see tulemus oleks parim ja kindlasti üks asi on veel, et selle puhastusprotsessi jooksul siis ei ole ka rangelt soovitatav on mitte väljas kuskil süüa mingit muud toitu, sellepärast et see toit, mida sulle seal pakutakse, on täpselt nende ajurveeda reeglite järgi tehtud ja see toit on nagu sinu jaoks täpselt sobiv ja isegi erinevaid koostisosasid valitakse ja erinevatele inimestele antakse erinevaid vastavalt siis sellele, mida sulle on hetkel näidustatud. Et kui su tomatit soovitatud sul süüa ei ole, siis sulle tomatiga toitu ei pakuta, ütleme siis niimoodi. Aga nad enamasti nad varieerivad seal just nende igasuguste nende teraviljadega, et kellele riisi, kellele seal minule riisi asemel pakuti hoopiski seda mis öelda, hirssi, eks ju, seal on hästi palju erinevaid hirsisorte, nii et võimalikud variandid on erinevad, et vaatavad, et sa liiga palju ei saaks mingit jahu või mida iganes. Et see on selles mõttes nagu hästi oluline. Aga selles mõttes nagu ei maksa nagu seda peljata või nagu seda, et see on midagi väga keerulist, et tegelikult ei ole, et kui sa nagu ise ennast selleks häälestad, et sa seal oled, siis see on tegelikult hästi mõnus ja selline
tore protsess ja sa saad iseendast nii palju teada ja sa saad nii palju suurema ja parema kontakti iseenda keha ja iseenda sisemusega nii-öelda kogu maailmaga, et selles mõttes on see selline tore ja hästi võimas kogemus iseendale see aeg võtta ja kui kes on käinud minuga koos, et siis on väga suurt sellist tänulikkust ja head enesetunnet hiljem kogenud. Aga et mõningad sellised punktid on, mida ma tahaksin välja tuua, mis on sellised panchakarma head tavad, et millega võiksid arvestada, et seal on nagu teised inimesed ka, et mitte ainult meie grupp, vaid seal on ka teised inimesed üle kogu maailma ja erinevatel inimestel on erinevad vajadused, erinevad soovid, et sa peaksid arvestama siis seal olles ka kõikide teiste inimestega, oma kaaslastega, et sa ei oleks võib-olla seal liiga pealetükkiv, ei uuriks teiste käest, et miks sa siia tulid ja nii edasi ja et vaata, inimesed ei taha võib-olla sellest rääkida, et ei uuri kohe, et mis sulle täna tehti ja nii edasi ja kui sa ei tea, et inimene sellest huvitatud on, et sa oleksid, tegelikult oluline ongi see, et sa võid seda vahest nagu teha, kui see sinu saaks mingit professionaalset huvi pakub, aga ma tahan öelda lihtsalt seda, et ole kohal iseenda protsessis, et oluline on see, et sa oleksid kohal enda protsessis, mitte et sa ei läheks tegema teise inimese protsessi, et see on sinu isiklik siseprotsess. Ja seetõttu ongi see, et see sinu siseprotsess oleks võimalikult võimas, siis kõigepealt ma soovitan võtta täielik puhkus tööst, et sa ei peaks kaasa võtma oma mingit asjaajamist sinna, võimalikult kui siis üksikud asjad, et jäta omale siis mailbox'i teade, et sa ei ole sellele kättesaadav ja sind pole võimalik puhkusel kätte saada. Tegelikult me kahjuks võtame aega iseenda jaoks natukene liiga vähe ja see on ka üks põhjus, miks inimesed läbi põlevad ja stressi tagajärjel siis erinevaid haigusi kogevad. Aga siis tee kindlasti võimalikult palju ka nutidetoksid. Et nüüd on niimoodi, et need inimesed, kes on omale võtnud tubades majutuse, et nendel inimestel siis toas konkreetselt nagu ei ole võimalik internetiühenduses olla, seal ei ole vist wifitki, aga selleks wifiks saad siis jalutada kas jõe äärde või siis saad jalutada kas siis jõe äärde või siis seal on selline peamaja, kus on ka mõnusasti wifi levi. Et selles mõttes nendes tubades olemisel on tohutu eelis, et sa tegelikult ei ole kogu aeg wifi levis. See on võimalus ka sul võtta wifi ja nutipuhkust, et nendes pangalates on natuke keerulisem, seal on netiühendus olemas ja kindlasti aeg-ajalt oma perele võid tervitusi saata ja nii edasi, aga ma soovitan seda, et kõned, tee ainult kõige hädavajalikumad kõned, tee ainult koha peal need, et ära tee oma seal olemisest mingit Facebooki postitusi, et hoia see energia iseendale ja kindlasti ka peale seda, kui üks selline huvitav asi ühel korral tuli välja, et see ei ole selles mõttes selline reis, et sa käid seal ära ja siis pärast kutsud sõbrad kokku, hakkad jagama, rääkima, mis sa seal tegid, on ju, et see on see, mille sa hoiad iseendale, see on sinu isiklik kogemus ja sinu isiklik siserännak. Et mida sa siis, mis on siis ainult sinu jaoks nagu. Et jah, et ära tee mingit Facebooki, mingisuguseid avalikke postitusi, mingeid videoid, mingisuguseid pilte pane sellest, on ju, et võimalikult vähe jaga ennast laiali, et hoia energiat iseendale. Siis ja luba endale sellist vaikust ja rahu kogemist, et mitte tegemist, et on hea ka eriti kiivõtmise ajal, eks ju, et vältida seda niisugust tühja luba, pläägu, et kuule, mis seal on, mis see on, mis sa seal teed, mis sul oli seal ja nii edasi, on ju, et tegelikult on mõistlik olla nii palju kui võimalik omaette, oma kaaslasega,
kui sa lähed sinna või siis ise ja kaaslasega koos olles ka olla pigem tunnetada ise, mitte mõelda, mida kaaslane vajab, on ju. Ja selles mõttes, et seda, et oma keha tunnetada ja oma vaimu tunnetada ja kõike, et see on selles mõttes hästi-hästi oluline, et tunnetada seda vaikust ja lihtsalt olemist, sest et üldiselt see keskus, kus meie oleme, see Mitra, on teistest keskustest siiski, või ütleme, et ta on sellisest peateest kaugemal ja ta ei ole kuskil rannas, ta ei ole nagu päris tiheda liikluse sõlmes. Aga ikkagi mingit müra sinna tuleb ja Indiasse minna, kus peab lihtsalt valmis olema kõigeks, mida sa mida ette ei oska kujutadagi, nii et India on üllatuste maa ja see on ju karma ütleb seda, et ühesõnaga niivõrd, kui hästi sul läheb Indias, niivõrd hea karma on sul, öeldakse tihti selle kohta. Aga siis on üks asi veel, et austa siis teisi keskuse külastajaid ja nende protsesse, et ära uuri kogu aeg, et kuidas sul läheb või mis sul juhtus või palju sa kakasid või nii edasi, et see huvi tekib mingil hetkel, aga sa ei pea uurima ja teiste inimeste haigustesse enda nina toppima ja nii edasi, et ole enda isiklikus protsessis ja enda teekonnal, et võta seda hästi tõsiselt, et see ei ole selles mõttes eks ju, et loomulikult sa suhtled seal, võib-olla saad mõne inimesega tuttavaks, teil tekib võib-olla mingi kontakt ja nii, aga ära hakka teiste osalejate elu elama, eks ju, ja selles mõttes, et ja üks asi on veel, on ju, et arvesta siis sellega, et võib-olla mõned inimesed tahavad lõunalauas või õhtusöögilauas üksinda süüa, ei taha kogu aeg jutustada, et selliste minul isiklikult on ka see, et mulle meeldib tegelikult, eriti hommikuti mulle meeldib vaikuses süüa, ma ei taha kellegagi juttu rääkida, et keegi küsib, et kuidas sul läheb, mida sul eelmine päev seal läks, et ma tegelikult olen ise ka selles mõttes sellistel protsessi puhul, kui ma muidu armastan palju seltskonda ja räägin palju, siis sellises protsessis ma pigem eelistan omaette olemist, enda nagu sellises enda sisemuses ja iseendas olemist, et see on, mulle tundub, et minu jaoks nagu sellisel juhul hästi oluline. Siis mis veel? Et püüa siis alati tunnetada seda siis, mida su keha vajab, et kuidas ta nagu puhkusele reageerib, et millal uni tuleb, millal kõht tühjaks läheb, et see on nagu see hästi oluline, mida kaasa ära võtta, nagu ma juba ütlesin korra, et ära võta nagu teiste käest seda teadmist, et kui su sõber ütleb, et lähme nüüd sööma, ma tahaks sööma minna, kui sina tahad 20 minuti pärast sööma minna, siis mine 20 minuti pärast, et sa ei pea kellegiga seda nagu oma isiklikku soovi või vajadust nagu jagama. Oi, misuke tuul. Ootan siis korra, nii kaua loen siis. Jah, et väljas siis sel ajal ära sööma, juba seda vist juba jõudsin mainida. Ja tee kõikidest protseduuridest enda jaoks rituaal nagu, et ma soovitan, et tee selline rituaal nendest protseduuridest, mis sulle seal pakutakse, need massaažid, või võta enda jaoks seda kui tohutut hoolitsust, kui tohutut oma keha lugupidamist, et mõni protseduur on võib-olla isegi ebamugav, aga võta seda kui sellise rituaalse tegevusena ja tee seda täielikult pühendumisega, nautimisega ja peale seda nagu mingisuguseid ja ütleme just niimoodi, et eriti kui sul mingid väga rahustavaid protseduure tehakse, siis tõesti püüa pärast seda iseendas olemist tunnetada, mitte pärast kohe kuskile korraks välja minna või kuskile rahva sekka minna, et selles mõttes ma tean, et teisel nädalal hirmsasti kõik tahavad, et lähme ikka randa ja lähme sinna, lähme kaubanduskeskusesse ja nii edasi ja ühest küljest on see ka okei ja võite sinna minna. Aga lihtsalt püüa nagu jälgida, et see sind sellest nagu mõnusast olemisest ja sellest, milleks sa sinna tulnud oled,
välja ei vii, sest et tegelikult noh, meie meel hakkab kohe tööle, et oh, ma tahaks nüüd seda, ma tahaks nüüd seda, ma tahaks nüüd seda, ma tahaks nüüd seda. Aga siis lihtsalt võib juhtuda seda, et sa pärast ütled, et kuule, aga mul ei olnud sellest midagi kasu, panin hästi palju raha sinna magama, mitu tuhat eurot on ju, ja ei olnud kasu, aga tegelikult see ongi, et sul tuleb sinna oma teadlikkust hoida ja ma ikka olen alati öelnud, et ma tegelikult turiste sinna väga ei taha endaga koos, et pigem olgu neid inimesi vähem, kas või üks, aga kes minuga kaasa tulevad, aga ma tahan seda, et need inimesed saavad sealt kogu täieliku kogemuse, et no ma ei saa muidugi seda garanteerida, kui sa ise selleks ei panusta. Siis kindlasti tuleb kinni pidada keskuse personali soovitustest, mida nad soovitavad sulle, lugeda läbi absoluutselt kõikide protseduuride reeglistikud, nad annavad mingisugused paberid sulle selleks, on ju, et lugeda läbi, mis ja kuidas midagi tuleb teha ja mida hoida, millest hoiduda, on ju, et siin mingite protseduuride puhul ei lubata süüa puuvilju ja värskete üldsegi, on ju, kui giid võtad, siis sellel ajal puuviljad ei ole lubatud üldse hommikuti, et puuviljad on raskesti seeditavad ja selle puhastusprotsessi rikub kohe ära, aga et siis kindlasti pea nagu sellest kinni. Ei ole vaja nagu iseendale mingid eraldi reeglid, aga mina olen harjunud nii, et kui sa nagu oled valinud seda Panchakarma puhastust minna tegema, siis arvesta sellega, et see on nagu ka sinu jaoks, see on sinu jaoks noh, nagu, et arvesta sellega, et see töötab ainult siis, kui kogu paketina nagu, et kui sa pärast jätad enda eest hoolitsemata, siis sa võid sellele puhastusele tõmmata kolinaga vee peale, et kahjuks see niimoodi on. Siis jah, et võimalikult vähe siis puudlemist, turismiatraktsioone, eks ju, mida kõik alati tahavad teha, ma ise kaasa arvatud, et iga korraga ma ilmselt lähen veidikene nagu selles mõttes paremaks selles osas, et ka minu meel vaigistub iga korraga rohkem, aga noh, mida iga kord aeg edasi, seda rohkem ma saan aru sellest, kui oluline see on lihtsalt olla, vot nii. Siis kindlasti on see, et alati, et väljenda oma soove, kui sul on mingid erisoovid või midagi või ütleme, et nendes kui sa ütleme, et oled mingitel protseduuridel, et kui sul on külm, sa pead alati ütlema, või et kui sa tunned, et sul tuul puhub peale, et sulle see ei sobi, või on liiga palav või mida iganes, et siis alati väljendama soove, et sa pead seda ütlema, et Indias nendel on omad mingid konkreetsed harjumused, mis ei pruugi sinu omadega nagu ühilduda ja alati võid öelda, kui sulle miski ei meeldi või sulle miski ei sobi või sa ei ole millegagi rahul, või sa mingit protseduuriga üldse kindlasti ei taha, siis kindlasti arvestatakse sinuga, aga oluline on nagu see, et sa pead olema aus enda kui selle personali vastu ja et sa siis nii-öelda lood sellise diskussiooni ja saad aru, ja saad aru, et miks see vajalik on. Siis mis veel, ma vaatan korraks, et nii, et ja tegelikult igasugused asjad, mis kell sul kõht tühjaks läheb ja mis kell sa WC-s käisid ja nii edasi, et sa selliste asjade puhul võid isegi pidada väikest päevikut, selles mõttes, et päeva jooksul need kirja panna, sest kui sa teed mingit protseduure, mingit puhastusprotseduure, just on ju, kui sulle tehakse sulle klistiire või siis kõhu neid lahtistamisi, eks ju, siis võib juhtuda, et su käest pärast küsitakse, et mis kell, mitu korda, kui palju, siis sa võid tegelikult isegi kirjutada üles ja nende kohta päevikut pidada, et see Ayurvedal, see on huvitav jah, et sellised asjad annavad arstidele päris palju informatsiooni, et kui kiire su seedimine on, mismoodi su ravi jätkata ja nii edasi, et sellest sõltub hästi palju ja selleks sa võid jah isegi päevikuid
ja üks asi on veel, et ära tegelikult selle reisi ajal mõtle selle peale, et sa oled nüüd Indias ja kus saada ilusaid kingitusi või nänni oma sugulastele või et mida viia oma emale või vennale või pojale või tütrele või siis mõnele sugulasele või kallikesele. Et tegelikult see on sinu reis ja siin on nagu see fookus on sinul endal, sinu enda tervenemisel, sinu tervisel. Et ma arvan, et sa ise ka ei tahaks, kui sinu abikaasa või ema või tütar või poeg või õde või vend lähevad ravireisile, ütleme, et kuskile teise riiki haiglasse ennast ravima, sest et see Ayurveda keskus on nagu haigla põhimõtteliselt, lähevad ennast kuskile ravima ja siis selle asemel, et ennast ravida, tegelevad sellega, et otsivad sulle kingitust. Ma arvan, et sa ise ka seda ei tahaks, on ju. Et see oleks, sa mõtled ka, et miks ta niimoodi teeb, on ju, aga see on meil nagu nii nagu sisse söönud, et kui me läheme kuskile välismaale, siis me toome kõikidele sugulastele ja tuttavatele sõpradele kingitused kaasa, aga see on see koht, kus sa võtad see aeg iseendale, panusta see endale ja ei ole vaja kõikidele midagi kaasa viia või tuua, et noh, ja sõltub ka sellest, kui suure reisikohvi sa oled valinud omale, kui sa hakkad lendama, on ju, või noh, selle lennupaketi, eks ju, millise pagasiga. Nii, mis siis veel, ma vaatan korraks. Ja tegelikult on üks oluline ongi see öelda, et ole rahulik ja usalda. Et tegelikult sinuga tegelevad oma ala parimad spetsialistid. Nad tegelikult teavad väga hästi, mida nad teevad. Neil on suured kogemused. Nad on väga head arstid seal kõik. Nad täpselt teavad, mida teha, et tegelikult on kõik kontrolli all ja sa ei jää mitte millestki ilma ja see on lihtsalt 2 nädalat sinu elust, mille sa saad võtta täiuslikult ja täielikult iseendale ja sa saad sellega täielikult selle iseenda jaoks kujutada selle aja ja nautida iseenda olemist. Jah, selle teeb raskeks see, et sa oled teises riigis, teises kultuuris, sa tahaks minna seda nautima, aga selle Panchakarma see mõte ongi see, et sa oled seal ja oma ainult 100% oma tervisega tegeled. Et kui sa soovid kui sa soovid Indiat nautida ja Indias reisida, siis palun väga enne nädal 2 tee seda, aga lihtsalt siis on see, et sa pead jälgima natukene seda toitumist ja oma seda elustiili ja kõike, et noh, aga noh, vahest on vaata see, et me teeme ja me võtame asju ette just nimelt selleks, et oma tervise eest hoolt kanda ja mul on hea meel, et sina oled selle tee ja selle võimaluse valinud ja me saame seda koos üksteist toetada ja seal koha peal siis ka lisaks sellele ühepäevasele ekskursioonile on mul sinu jaoks sinna lepime seal koha peal kokku siis, et peale õhtusööki mingitel päevadel teeme siis need jagamisringid, et siis igaüks saab jagada seda, mis tal on üles tulnud ja mis tal siis mitte küsimused, aga just nimelt see, et oma tundeid ja oma neid, see pole nagu see jagamisring, jah, et see ei ole mitte see, et sa küsid, et kuidas Indias abielud on või siis kuidas Indias koolis käiakse või kus on, ma ei tea, kus müüakse kõige paremat mingit, ma ei tea, kala või juurvilja või puuvilja, vaid jagamisring on pigem see, et sa jagad seda, mida oma kogemust, et mida, kui sa tahad, et jagad oma kogemust, oma hirme, oma märkamisi, oma taipamisi, et see on nagu see, et see on nagu selline toetusring pigem, et tegelikult see Panchakarma protsess võib olla raske mõnele inimesele, osad inimesed ei julgegi või pelgavad, aga ta võib olla selles mõttes raske, aga samas ütleme, et ta toobki erinevaid emotsioone üles, ta toob erinevaid tundeid üles, ta toob erinevaid hirme üles, et siis nende jagamisringide ajal on see võimalus, et sa saad teistega seda jagada, et tänu sellele, et meid on mitu, me saame seda teha, et kui sa üksi lähed kuskile kogema, siis seda jagamise võimalust sul jällegi ei ole, et neid jagamisringe me teha ei saa. Aga praeguseks siis vast kõik, et rohkem ma nagu
ette ongi raske midagi seletada selle kohta, et ma arvan, et see kogemus, mida sa sealt saad, on ja noh, ongi see, et eks miks ma alati nagu mõnes mõttes nagu isegi võib-olla väldin seda erinevate inimeste kogemuste jagamist, et tegelikult see kogemus on igaühe jaoks erinev, et ei saa, kahel inimesel ei ole kunagi sarnast kogemust ja ühel inimesel võib olla väga positiivne kogemus ja teisel inimesel väga negatiivne kogemus on ja sellepärast ma nagu ise ma ei tahaks seda üldistada ja ma tahaks, et sa tegelikult võimalikult palju siiski nagu sellepärast ma nagu ei ütle sulle, mida mina seal kogesin või kus mina ebamugavust tundsin või ma hoiatada sind millegi eest või mida iganes, et ma nagu selles mõttes, et igal ühel on isiklik kogemus, ühele inimesele sobib üks asi, teisele teine asi, et ei ole mõtet ette kedagi ära hirmutada või et kuidagi mingeid ootusi looma, aga ma soovitan sul iga keharakuga täielikult seda kogemust ise kogeda ja lõpuks sellest siis enda jaoks parim võtta ja rahulikult rõõmu tunda sellest, et sa oled iseendale teinud sellise täiusliku, mõnusa ja erilise kingituse ja üks asi, mis ma veel soovitan sul, kindlasti võta endale hommikusse sellised hetked, kus sa teed siis meditatsiooni või mõnda hingamisharjutust, et juba vaikselt ennast sellisesse meelerahu seisundisse viia, et võid leida võib-olla mõned rahustavad meditatsioonid või siis harjutused, eks ju, mida hommikuti teha, et sinu päev oleks mõnus ja soovitan ka sulle teha sooja seesameõliga enesemassaaži, et endale seda rõõmu ja rahu ja tasakaalu pakkuda, et see on nagu kindlasti väga oluline ajurveedalik protseduur ja eneseabiprotseduur ja ole siis valmis ka selleks, et sa peale panchakarmat ka võtad rohkem aega iseendale, et enne Indiasse minekut siis kui sa üksi eriti elad, et siis tee nii palju kui võimalik tuba korda endale, korista kapid ära, et sul pärast oleks mõnus, kui su sisemaailm on korrastatud, et sul oleks ka välismaailm natuke rohkem korrastatud ja et sul oleks võimalus iseenda jaoks nagu rohkem aega pühendada, et rahulikult endale nii-öelda süüa teha ja enda eest nii-öelda enda eest siis nii-öelda hoolitseda, et panchakarma ei lõppe sellega, kui sa Mitra Hermitaaži ukse kinni paned ja taksosse istud ja lennukisse lendad, vaid see tegelikult jätkub veel pärast 2-3 kuud, et jälgida siis kõiki neid soovitusi ja nõuandeid, mida need imelised arstid sulle seal pakuvad siis, et hästi armas ja muideks, kui sa oled tulemas otse panchakarmale ja üldsegi ma soovitan sul võtta nende kollektiivile ka mõnusasti mingisuguseid natukene nänni kaasa, mingisugust ma ei tea, kas mingeid komme või ma ise võtan alati mesikäpa komme, sest et need ei sula ja või siis mingeid Eesti asju ikkagi pigem, et neid rahvusvahelisi tuntud asju on igal pool, et pigem siis mingeid Eestis tehtud komme või kui sa oled mingisuguseid mingeid kuivsnäkke või mingisuguseid selliseid asju kaasa võtta, võid Eestist võtta mett kaasa, võid Eestist kaasa võtta, kui otse tuled leiba neile nende terapeutide lastele, nad on väga-väga õnnelikud, kui sa neile midagi tood Eestist, kas midagi ise tehtud või siis ja pärast tegelikult ka on selline tava alati, et arstidele mitte, aga nendele terapeutidele, kes sinu eest hoolitsevad, need armsad imelised naised, et nende jaoks siis kaasa võtta ka mingisuguseid selliseid mõnusaid
noh, jah, et mitte kaasa võtta, vabandust, nüüd mul läks segi. Ja ma tahtsin öelda, et omale siis selle viimasteks päevadeks jätta ka veel sellist peenemat raha, et kui palju kellelegi sa siis tahad seal paarsada ruupiat jätta tipiks, et ma olen ikka alati nendele igale ühele nendele paarsada ruupiat andnud. Neid on palju, neid on mingi 5-6 tükki, nii et noh, siis sellega pead arvestama, aga noh, ütleme, et mingi 40-50 euro tipiga kamba peale nendele vast võiks ikkagi anda. Et nad on tegelikult hästi toredad ja nad on nii hoolitsevad ja nad on alati rõõmsatujulised ja sind toetavad nagu emad tõesti, et selles mõttes noh, on selle igati ära teeninud ja need vaesed terapeudid seal tegelikult nagu väga rikkad ei ela ja väga palju palka ei saa ja nendel on väga pikad töönädalad, nii et selles mõttes soovitan sul seda teha ja neile rõõmu pakkuda, et kui sa seal juba oled ja kui sest nad on sulle tegelikult väga-väga palju pakkunud sellega, et terapeutidele siis tippi ja ma mõtlen, kas midagi veel sellist, et raha vahetada saab jah seal kohapeal ja mänedžeri või selle nagu juhataja juures selles kliinikus ja maksta saab teenuse eest ka pärast, saab kasutada nii PayPali, mitte PayPali, vaid seda TransferWise'i, nüüd on vist Wise ja saab tegelikult väga edukalt kaardiga maksta, et see kaardimakse teenus ei ole tegelikult üldse oluliselt kallim kui läbi mingisuguse panga või läbi panga ülekannet teha on kõige kallim, et ütleme, et kaardimakse on tegelikult kõige mõistlikum, et vaata üle, et sa saad välismaal kaardiga maksta selliseid summasid, mida siis see protsess nagu on kokku ja et saaksid lihtsalt kaardimakse sul töötaks. Et see on oluline, et selle protseduuri lõpus siis sul tuleb arvet tuleb tasuda ja kindlasti arvesta sellega, et kaasa antakse sulle sealt ravimeid terve ports ja terve hunnik. Et minul oli ikka viimati siuke nagu korralik kotitäis on ju neid ravimeid, niuke nagu pool kilekotitäit, suurt kilekotitäit umbes. Et jah, et nad annavad sulle need asjad kaasa ja need tasub korralikult lõpule viia, et ütleme, et nüüd praegu, kui ma seda videot teen, et ma käisin selle aasta esimest 2 nädalast panchakarmat tegema, ma lõpetasin 15. mail ja praegu on siis, täna on taasiseseisvumispäev ehk 20. august ja mul just nüüd lõppesid need rohud, nii et 3 kuuks nad panevad ravimid kaasa pärast. Et arvesta siis sellega, et sa võtad suure kotitäie ravimeid kaasa ja siis sa võtad neid ravimeid kohe mõnuga. Aga mis siis veel? Praegu nagu midagi sellist väga olulisemat ei olegi vast, et koha peal saab küsida, rääkida, et esimese rahavahetuse soovitan teha selles lennujaamas ja siis kohale tulles siis saad vahetada, esimese rahavahetuse mingi 50 eurot äkki või mingi kõige väiksem summa, mis annab raha vahetada, et ja siis tuled kohale, siis seal koha peal juba saab vajadusel, kui sa tahad kuskile minna, saab raha vahetada suuremad summad, et või siis kusagil lähme niikuinii koos sinna Kovalam Beachile, et siis seal saab raha vahetada. Vot, aga praeguseks siis vast ongi kõik ja soovin sulle mõnusat aega ja soovin sulle, et kogu see aeg, mis sa seal veedad, oleks sulle parimaks hüvanguks ja et sa saaksid sealt tõesti maksimumi. Aga aitäh sulle ja kohtumiseni!